Ükskord ajaloos on Eesti rahval võimalus järgida absoluutselt kõiki reegleid ning seeläbi saada vabaks ole alati kursis kõikide teadusuudistega. ning pea kõikidest reeglitest kinni. See on Aruküla teadusnõukodu. Kogu. Tervist! Tere! Tere ka minu poolt. See siin, mida te kuulate, on Aruküla kasvusprogrammi teadusnõukogu. No meie oleme teadlased ja loomulikult anname nõusid edasi valitsusele, et mida me arvame, et inimesed võiksid järgmisena tegema hakata. Ja see kõik on ainult sellepärast, et meil läheks ainult elu paremaks ja et me... Samaks, ja elu läheks samaks. Ja saaksime vabalt hingata. Just. Ja et ongi siin nüüd valitsuse poole oleme teinud sellise valitsusele oleme teinud ettepaneku, et inimesed võiksid rohkem pingutada lihtsalt. See on kindel, inimesed peavad pingutama, sest muidu me seda muidu me seda taudi ei seljata. Jah, et üheskoos kõik peavad vaeva nägema ning ühtsena koos me tuleme sellest välja ning alistame selle surmama ning meid kaua aega juba kimbutanud taudi. See on kindel. No see on kindel, aga siin muidugi tekib ka küsimus, et kas me üldse nagu tegelikult tahame, et see taud läbi saaks, sellepärast et ma mõtlen ise, et ma hakkaks täitsa igatsema nagu maski ja visiiriga käimist. No võikega võõras tundub aga midagi ei ole teha. Eks inimesed peavad jälle uuesti ära harjuma nagu. Uued reeglid, uus päev. Ma isiklikult lasin kusjuures endale juba talvemantlisse tegelikult maski tasku teha. Varem seda ei olnud, aga siis tegin tasku, et oleks alati kohe võtta. No mul on sama, ma lasin nendel ju talvemantlisse kile sisse poole ümelda. Et oleks taudikindlam. Aga ikkagi oleme siis valitsusele edasi öelnud nagu omapoolse sellise nõuande ja valitsus on seda ka Eesti inimestele järjepidevalt kogu aeg edastanud, et pingutada tuleb lihtsalt rohkem. Kas teil on nagu mingeid mõtteid, kuidas see pingutus välja peaks nägema? Jah, kas teil on mingeid mõtteid? No, minu arvates ei ole halb idee, et kui inimesed nagunii peavad ostukeskustes käima, et võiks seal kohas midagi ette võtta. Kuigi maskid on kohustuslikud, siis see on ikkagi üks suurimaid kohti, kus inimesed kohtuvad, kuna suured kaubanduskeskused kõigil on vaja parasjagu oma olme asju kätte saada. Nad tahavad midagi poest endale saada. Aga kuna me teame, et viirus levib õhu kaudu ning kõige rohkem panevad õhu liikuma ning ringi käima just sahmivad inimesed, kes haaravad näiteks mõnda asja kõrgemalt riiulilt. Kopsas siit ja salad sealt riiulilt. Inimesed, kes valivad õunu, et võtavad paremad endale ning seejuures katsuvad näiteks 3 tükki enne läbi, siis mina küll kunagi ei tee seda, aga ma saan aru, mida sa... Et siin kohal ongi täpselt, et miks on vaja rohkem pingutada, sellistele väikestele detailidele tuleb rohkem tähelepanu pöörata lihtsalt, et juba vaadata ära, mõelda ennem läbi enda peas, et kas sul on tegelikult ikkagi vaja seda ja näppida ennem, kui sa tahad seda reaalselt osta, et siis seega olemegi sellise ettepaneku valitsusele välja käinud, et kõigepealt peaks poodides pingutama selle nimel, et kui sa võtad mingi asja ning paned selle valele kohale tagasi, et sihukest asja ei oleks. Et sul peaks poodides peaksid olema sihukesed kogumiskohad, kui sa võtad vale asja, sa viid selle tagasi, et poetöötajad saaksid selle hiljem üle desoda ning taudi vabaks teha. Ja sellega ma nõus, aga kindlasti peaksid esinema ka teatavad sanktsioonid peale seda, kui sa oled eiranud neid reegleid. Ja näiteks, et ei tohi nii palju toitu osta, kui sa tahad. Just niimoodi saavad ettevõtted pingutada, aga ka inimesed peavad vastu tulema. See on ikkagi mingi teatav pingutus. Just. Aga et see lihtsamalt läheks, mina näiteks isiklikult pakuksin valitsusele välja, et võiks inimestel poe sissekäigul turvamehel lasta lihtsalt käed raudu panna. Lisaks maskile. Ei no mask on niikuinii juba enne meie autost. Õuest. Jah. Kui ta jala tuli, jah. Aga et käed selle taha panna raudu, et
inimene vaatab, mis tal vaja on, jätab meelde, kus need asjad asuvad, ennem kui tal on vaja hakata näppima ja siis ta võiks anda mingisuguse signaali, et annab märku nagu annab perele. märku, et ta on valmis võtma asja. Okei, hea kuulda. Kuidas sa seda lahendust nagu välja näeksid, et või ohutult märku anda. Ohutult märku anda, okei. Kes seda agendat peaks või kes peaks seda järgima? Kas see on eraettevõtja või see on riigi asi? Mis mõttes järgima? Kõik inimesed peaksid seda järgima. Okei, väljendasin valesti. Kes seda peaks jälgima? Ja kontrollima seda, et Ja. seda sellest kinni peetakse sellest reeglist. Jah, No ma arvan, et ikka mendid. see oleks riigi jaoks suur kulu ja ilmselt see ei ole otstarbekas minu arust. No võib-olla me siis võiksime mingisuguseid vabatahtlikke värvata selleks eesliini töötajad. Ida-Virumaalt. Me teame, et paljud inimesed on kaotanud oma töö seoses surmataudi vastase võitlusega. Me võiksime äkki nendele midagi välja pakkuda, et kui nad tulevad meile vabatahtlikuks, siis me saame neile anda omalt poolt tasuta maske või desosid, et nad ei peaks, teil ei kuluks nagu raha sellist nagu... Ja anda nõu. Ja anda nõu, jah. Ei, see on kahtlemata tõsi, aga vaata, kui sa oled uurinud, kuidas töötavad vabatahtlikud, siis nad on ikkagi riigi dotatsiooni peale, et see ei ole päris nii, et tuleb mees metsast ilma väljaõpeta ja ütleb, mis maski sa pähe paned ja kus su käetraudus on. Ei no, miks mitte, nagu inimesed ju kõik ju tegelikult saavad aru, et see on nende enda tervise pärast, et see, ma ei usu, et see mingi kellelgi otseselt mingi probleem oleks endal lihtsalt kas või ise juba käed raudu panna selja taha Eelnevalt. enne kui ta poodi siseneb, et Niimoodi saame jälle, jah, nii teemegi. Niimoodi me saame vähendada veelgi inimkontakte, kui seda ei pane teine inimene käsi raudu, vaid et Ta paneb ise. jah, inimene paneb ise. Aga Ukse peal lisaks maskidele jagatakse ka käeraudus. aga eemalt võiks ikkagi mingi snaiper või keegi Järgida See on igaks hea juhuks. mõte, see on üks inimene, no kindlasti Kaugel. palju vähem inimesi ja just kaugel kaugel kindlusalas. on poes seal lae all on lamab see maskiga snaiper igaks juhuks, et kui keegi peaks eirama, siis saab Konstruktsioonide peale, ikkagi, konstruktsioonide siis peale. saab ikkagi kuuli anda. Jaa, ei, sellega ma olen kõigega nõus, aga võib-olla ma ei oleks nii brutaalne, nagu teie olete siin, head kolleegid, et väike mingisugune kummikuul või mingi sutsakas ära, et nagu teinekord peab, kuidas käituma peab. soolapüss, aga Soolasnaiper. See oleks tõus. võib-olla ei ole nagu väga otstarbekas nagu midagi käsi selja taha panna, et tegu ei ole ikkagi Liola mõrvariga, et võib-olla paneks käed ette. Jah, ma mõtlesin küll selle peale, aga Sest reeglid jäävad ju samaks, annad märku, kui on vaja katsuda. jaa, aga siin kes jõuab seda jälgida, et nad salaja ei katsu tegelikult asju. Süsteemid. Süsteemid nagu, no jaa, ma saan aru, aga et lihtsalt, et inimesel oleks lihtsam seda reeglit järgida, oleks ikkagi parem, kui oleks okei. käed ikkagi selja taga. ja saan aru, et peale tuleb kihk, inimlik kihk tajuda asju erinevalt, et Just. kui sa näed, siis sa teed. Ning ei ole probleem ka ostukorvi endal järelvedamine. Kui sul on käed taga raudus, saad sa ikkagi ostukorvi Kärukonks. kärust kinni hoida ning seda enda järel lohistada, kui keegi paneb sulle asju korvi, siis Shopping for others. Üks korvipanija on poes. Igalühel või kuidas te mõtlete Te ei seda? ole seda mängu mänginud varem või? Mis mängu? Lähed poodi ja siis mängid nagu shopping for others, et viskad inimestele korvi mingeid asju ja siis nad avastavad alles selle kassa järjekorras. Ei, ma ei ole sellist nalja teinud. Aga Noh, tänapäevasel ajal ei tohiks üldse keegi niimoodi naljatada, see on ju eluohtlik. tõsi, Asi on näljast kaugel. siin on tõsine kogu aeg peab olema.